Tere kõigile, on suur rõõm olla täna siin teie ees ja loomulikult jagan seda mõtet, et suurepärane kool. Astudes siia sisse, siis tegime päris ühe pildi, et oli väga suurepärane vaatepilt, mis meid ootas, nii et aitäh võõrustamast. Aga tere Gerda, kust sina tuled? Tere Maris ja suur rõõm on siin teil Lihulas ka näha. Mina tulen Toila vallast. Aga kus sina tuled, Maris? No vot, nii nagu siin välja reklaamitud sai, siis naabervallast, Jõhvi vallast. Aga selleks, et teised ka mõistaksid, kust kohast me tuleme ja kuidas Toila ja Jõhvi siis ikkagi seal Ida-Virumaal paiknevad ja milline see hariduspilt siis meil on, siis siin pildil on näha, et kui rääkida Toilast, siis Toilal oli viimase ühinemisega siis Toila vald ühines Kohtla valla ja Kohtla-Nõmme vallaga ehk siis 3 väikest omavalitsust said kokku ja Toila vald oli üks ainukene omavalitsus, kui võib nii öelda, kes siis soovis ennast sundliita Jõhvi vallaga. Aga nüüd 8 aastat hiljem oleme siin selle sama olukorra ees, kus me soovime Jõhvi vallaga liituda. Tookord siis see ebaõnnestus. Jaa, et Jõhvil on tegelikult samad tunded, et Jõhvi soovib ka Toila vallaga ühineda ja tegelikult kui tõsiselt siis mõlemad volikogud on selle otsusega teinud ja kui nüüd vaadata kaarti, siis näeme ju teatud ebaloogilisust. Jõhvi siis teenuskeskusena on siin ümbritsetud Kohtla-Järve linnaosadega ja loomulikult Toila, kes nüüd peale seda natukene ebaõnnestunud haldusreformi on ka jupiti nagu Kohtla-Järve pool ja jupiti Jõhvi lähedal. Nii et see segadus, mis aastaid tagasi parandada üritati, siis täna me mingisuguse vigade paranduse teeme. Ja huvitav on ka see, et kui rääkida Toila vallast ja varasemast Kohtla vallast, siis Kohtla vald on selline huvitavas kohas paikneb, et ühel pool teed on Kohtla vald, ehk siis tänane Toila vald ja teisel pool teed on juba Kohtla-Järve. Ehk siis te võite oletada, kui väga need õpilaste ja inimeste teed sinna Kohtla-Järvele ikkagi viivad. Absoluutselt, et ise elan ka Kohtla-Järve Jõhvi vahepeal ja tegelikult ametlikult elan Toila vallas. Nii et see on selline ilmekas näide sellest, kui palju segadust tekitavad ühed haldusreformi tulemusena väiksed sellised segadused. Aga vaatame nende numbritele peale, et mis see siis ikkagi tähendab, et kui palju me omavahel Jõhviga seotud oleme ja korraks pärast piilume sinna Kohtla-Järve poolele ka, et tõesti Toilast käib meil Jõhvi üldhariduskoolidesse, lasteaedadesse, huvikoolidesse tänase seisuga 114 last. Ja iga kuu me maksame circa 13 000 nendele, et iseenesest on päris suur hulk. Ehk siis see näitab, et me oleme juba omavahel nii väga seotud. Kuidas teil Jõhvis on? Noh, numbrid näitavad selgelt, et ühisosa on meil haridusvõrgus ju olnud ammu. Täna, kui me nagu numbritele otsa vaatame, siis pigem on selline aastaid muret tekitav kohaliku omavalitsuse eelarvele just Kohtla-Järve. Et just need numbrid, mis näitavad täna 153 vastavalt siis õpilast ja summa siis kuupõhiselt 26, circa 1026 000. Eks see ongi sellest, et meie lasteaia koht, ehk siis Jõhvi omavalitsuse lasteaia koht on olnud seal circa 400-500 eurot, siis Kohtla-Järvel on see 800 kuni 1000, et sealt see erinevus. Ja ausalt öeldes, eks meil siin läbirääkimised ju on olnud ja nende lapsevanematega ka erinevatel teemadel on see huviharidus, alusharidus oleme ka suhelnud, et pakkuda neile võimalust ikkagi tulla Jõhvi lasteaedadesse, sest meil on neile pakkuda kohti.
aga nüüd, kui vaadata nende numbrite peale, et lihtsalt infoks, et Toilas on siin tõesti näitab 102 last käivad siis Kohtla-Järve lasteaedades ja koolides. Tegelikult see arv on 100 õpilase võrra suurem, aga meid nii-öelda päästab see, et seal on Kohtla-Järve Järvekool, mis täna on riigikool ja 100 last käivad täna seal riigikoolis. Aga Maris, kui me vaatame nendele numbritele peale, siis me maksame üle 50 000 Kohtla-Järvele nüüd uues Jõhvi vallas, et kas võiksime siis Kohtla-Järve ka nüüd järgmisena liituda? No vot, et eks kõik igasugused liitumisotsused on sellised rasked poliitilised otsused. Et ega see Toilaga ühinemine tuli ka, et 8 aastat läks aega, nii et täna vastus küsimusele, kas peaks, ma arvan, et hetkel ei peaks. Kohtla-Järvel tuleb alustada ikkagi haridusvõrgu korrastamisega. Ma arvan, protsess on käivitunud, aga pikk tee on veel minna. Aga nüüd, kui me lähemegi edasi selle haridusvõrgu korrastamise juurde, siis Jõhvil on haridusvõrk korrastatud juba mõnda aega tagasi. Et Maris, aga räägigi, kuidas teil see läks? Ja, et ise nüüd 4,5 aastat omavalitsust juhtides läksin ju nii-öelda sellisele heale platvormile, et palju oli tehtud, aga samas palju oli ka veel selliseid kohti, mida oli vaja parandada, aga tegelikult see ulatub ikkagi sinna 8-10 aasta tagusesse aega. Ja alguse, ütleme sellise hariduslinnaku kontseptsioon sai selles, kui Jõhvi rajati riigigümnaasium täpselt 10 aastat tagasi. Ja sinna kõrvale hakkas siis hariduslinnakusse tekkima sellise loogiliselt nii huviharidus, sport kui spordivaldkond kui ka spordiinfra. Nii et meil on tekkinud sinna üks hariduslinnak, mis tegelikult toetab kogu seda haridusvõrku väga hästi. Ja ma mäletan, kui me nüüd gümnaasiumist räägime, et 10 aastat tagasi, Gerda, olid ka sina seal. Ja meil on varasem kogemus sellest, et kui 10 aastat tagasi riigigümnaasium loodi, siis see oli see hetk, kus Eesti ja nii-öelda vene kool läksid kokku ja need hirmud, kus siis mõlema kooli õpilased saavad kokku, tekitas kogukonnas päris palju hirme, aga need ei õigustanud ennast või kuidas sulle tundub? Ja, meil mõlemal on isiklik kogemus sellest ajast. Mina siis eesti keele õpetajana ja Gerda alustas, sina vist alustasid siis? Meil olid lennujuhendajad. Ja, lennujuhendajana. Ja ega tol hetkel, kui isiklikust kogemusest rääkides, siis oli ju väga palju muud, millega tegeleda, aga miski pärast ikkagi tõmbas tagasi gümnaasiumisse ja oli väga hea võimalus saada see paariaastane kogemus seal, et tegelikult hirmud olid, ma seda tunnistan, ja need hirmud olid tingitud ikkagi sellest, et just selle keele küsimuse osas, et kas tuleb nüüd rohkem vene keelt koolikeskkonda, lapsevanemate ehk siis Eesti perede mure. Ja tegelikult tuli ootamatult just vastupidine, et Eesti lapsed võtsid seda kui võimalust õppida ka vene keelt. Kuidas sulle tundus? Noored tahtsid lihtsalt omavahel suhelda ja Eesti noored said inspiratsiooni vene keele õppimiseks, et nendest vene noortest ikka rohkem aru saada. Et tegelikult see riigigümnaasiumite näide on minu suurepärane näide heast integratsioonist sellest, kus me toome Eesti ja vene noored omavahel kokku ja nendel on ühised huvid, nii et see liitis neid kindlasti. Ja tegelikult ka keelekümblus, mis meil aastaid tagasi oli ta juba väga hea ja selle aastate jooksul oleme neid klasse ka sinna ju juurde loonud. Hariduslinnakust rääkisin ja ma ei tea, võib-olla see punkt, et pole kaebekirjasid, et hästi huvitav, et me tegelikult omavalitsusjuhtidena ikka puutume kokku sellega, et tahetakse tulla rääkima või kurtma, et tõesti minu juures vist 4,5 aasta jooksul ma arvan, et ei ole käinud ükski lapsevanem ja ega ei ole saanud ka selliseid kirju, kus kurdetakse või on mingi mure, et see kuidagi suudetakse lahendada selle lasteaia ja kooli juhtkonna tasemel ära, mis on minu arvates väga positiivne.
aga oluline asi, mis tasub mainimist, on ka Kesklinna kooli nimevahetuse lugu. Absoluutselt, et see, ütleme nüüd, me räägime vene põhikoolist ja ühtepidi selline emotsionaalne, teisalt jälle, või ütleme, et ka mingi väike asi, aga tegelikult ta muutis väga palju. Et enne üleminekul eestikeelsele õppele siis tegime ka siis kooli nimevahetuse, nii et vene põhikoolist sai Kesklinna põhikool. Ja õpilaste arv, ma ei tea, kas seal vist esimesel slaidil oli, on täna Kesklinna koolis ikkagi väga suur, aastatega on kasvanud ja kasvanud on ka nii-öelda Eesti põhikoolis või siis põhikoolis, täna Jõhvi põhikoolis. Aga lähme edasi Toila valla kogemusega, et Jõhvi valla üks tingimus liitumiseks oli ju see, et haridusvõrk olgu korrastatud. Ma ei saa öelda, et see oli tingimus, aga see oli suur südamesoov. No see kõlas väga palju läbi, aga meediast on ju palju kajanud ka läbi Toila gümnaasiumi kogemus. Ja mis sellest siis on saanud ja kuidas see on läinud? Tulles tagasi, 6 aastat tagasi, kui olin Toila vallavalitsuses abivallavanem ja me algatasime selle protsessi, et dialoogi, et mis siis oleks, kui sulgeda gümnaasiumi osa. See oli nii emotsionaalne küsimus, et kui me selle tõstatasime, siis oli järgmisel kuul hoolekogu 1 päevakorrapunktiks Gerda käitumine. See näitab väga selgelt, kui emotsionaalselt laetud on üldse gümnaasiumite sulgemise teema. Teiseks, kui me tuleme nüüd tänasesse päeva, siis kui me rääkisime faktidest ja me rääkisime numbritest, statistikast, siis seda ei usutud. Sellest moodustus justkui omaette ususekt, kes siis hakkasid võitlema nende faktide vastu, statistika vastu ja seal, kus on emotsioonid ja oma veendumus, siis seal sa numbritega seda enam ei muuda. Kui me räägime eelarvamusest, siis väga ilmestav näide on see, et kui meil oli majanduskomisjon ja täiskasvanud inimesed siis arutasid gümnaasiumi sulgemise küsimust ja et miks siis on ikkagi vajalik, et Toila gümnaasiumi osa peab säilima. Ja argumendid olid siis, et need riigigümnaasiumid on ju täiesti vene õpilasi täis. Nad venestame meie enda lapsed ära. Kuritegevus on seal palju suurem. Ja õpetajate kvaliteet ei ole ka kindlasti nii head. Vaadake neid riigieksamite tulemusi. Need eelarvamused olid nii suured. Ja terve see koosolek läks siis selles taktis, kui halb see kõik on. Aga Toila vallas on nii, et komisjonidest võtavad osa ka noortevolikogu liikmed. Ja koosoleku lõpus siis küsiti sellelt noortevolikogu liikmelt, et no mis sina arvad sellest Toila gümnaasiumi sulgemisest? Ja ta kuulas ja ütles, et kõik see, mida te ütlete, see ei ole õige, sest mina täna õpin selles riigigümnaasiumist. Seal ei ole kuritegevust ja seal ei ole ka tunduvalt tunda, et seal on vene õpilasi, sest see meelsus on ikkagi eestikeelne, kui me räägime riigigümnaasiumitest. Ehk siis see, mida täna ka Arenguseire Keskusest Eneli Kintsik on öelnud, et need haridusvõrgu küsimused on täiskasvanute võitlustander, siis see on minust väga ilmestav näide, et me räägime midagi, aga arvestamata noorte enda arvamust või nende kogemust. Kommunikatsioon on kõige alus. See tuli väga ilmestavalt välja ka meie kogemusest, seda nii igaühe rollis olles, on see siis omavalitsus, kus me peame olema ka väga täpsed oma kommunikatsioonis, et ei tekiks valesti mõistmist, kas me räägime 6-klassilisest koolist või 9-klassilisest koolist, mis peale gümnaasiumit tuleb. Kuhu see kool ikkagi tuleb? Kas omavalitsusel on selge seisukoht, kuhu ta tuleb? Haridusministeeriumi osas, kus käidi siis põhjenduseks välja see, et Toila gümnaasiumi osa noored võiksid minna Kohtla-Järve gümnaasiumisse ja eestikeelsete noorte statistikat või seda hulka tõsta. See kindlasti ei andnud kuidagi positiivset tunnet siis kogukonnale ka kaasa. Jaa, aga Gerda, mis see hetkeolukord on? Näed, mul oli kohe nii palju emotsioone sellega. Hetkeolukord. Hetkel me oleme siis siin selles, et aktiivsed kogukonna liikmed on väga vastu sellele, et Toila gümnaasium sulgeda, nad läksid kohtusse sellega. Nad kaotasid esimese astme kohtus, aga nad kaebasid edasi. Ja täna on see küsimus ringkonna kohtus ja meil ei ole neid vastuseid.
ometigi on meil arhitektuurikonkurss tehtud, meil on ehitusprojekteerimise lepingutena allkirjastatud ja see protsess hakkab pihta, nii et uus kool 2 aasta pärast on tulemas. Ja ärme unustate, ega need vastased on oma valimisloosungiteks ka ju andnud suurelt, et säilitame siis Toila gümnaasiumi. Mis on täitsa uskumatu, et need, kes on ka selle MTÜ eestvedajad, siis just eile märkasime, et üheks valimisloosungiks on, et Toila gümnaasiumi jätkamine. Et selle eest ta seisab. Ja, tõsi ta on, et Jõhvi gümnaasiumiga hirmutati väga, et seda oli meil väga tunda. Aga no, mis võib tasub veel öelda, et Toila inimesed, kes siis olid gümnaasiumi sulgemise vastu, väga ootasid, et Jõhvi tuleks ja päästaks ja ütleks oma arvamuse, et ärge seda tehke. Ja, see protsess oli ikkagi teie juhtida ja Jõhvi seisukoht oli see, et meie sellel teemal sel hetkel kaasa ei räägi. Nii et aga nüüd sügisest uus olukord ja räägime vägagi kaasa. Aga vaataks nüüd numbritele otsa. Ja, aga ütleme korraks seda, et kui selle kogu ettekande mõte oligi, et rääkida eesti keele õppest ja kui me valmistasime seda ettekannet ette, siis Robert küsis, kas te olete nüüd õnnelikud? Kas me oleme siis õnnelikud? Kas me oleme õnnelikud? Ja, eks alati selle õnnega seostub ettevõtte juhi selline seisukoht, et ka temalt küsiti, et noh, sul ju rahaga probleeme ei ole ja et kas raha on siin siis õnnelikuks teinud, et ma tegelikult ütleks sama või tsiteeriks seda, et raha ei tee õnnelikuks, aga ta teeb rahulikuks. Et tegelikult me oleme Ida-Virumaal hetkel rahulikud. Kas see õnn on just täna see, mida me saame selle situatsiooni kohta kirjeldada vaevalt, aga me oleme selles situatsioonis rahul ja rahulikud. No, tabel räägib enda eest. Absoluutselt, et see laseb ikka öösel magada. Nii, aga kuidas on eesti keele õppele üleminekuga siis Jõhvi koolides? Aga päriselt, et noh, me ütleme nii, et see lapsed Eesti kooli, eks jutumärkides, et ega see surve ka Kohtla-Järve, ütleme, poolt, lapsevanemate poolt oli ju see, et justkui tuua Eesti kooli, et see meiega kaasas käis aastaid. Ja täna me enam ei mahuta nii kesklinna kui Eesti põhikooli, kogu aeg ütlen Eesti, Jõhvi põhikooli. Lapsi enam juurde võtta ei saa, et need tõesti enam kuhugi ei mahu, aga see surve meil oli. Huvitegevus ja selle pakkumine kooli juures, et nagu me sellest hariduslinnaku kontseptsioonist rääkisin, see väga hästi toetas, mille pärast ka meile väga palju lapsi tuli. Ja tegelikult, noh, ma ei tea, lood elust enesest, et võib-olla selline hea näide ülemineku esimesel siis õppeaastal esimesed 4. klassid üle läksid, siis omavalitsusjuhina läksin 1. septembri avaaktusele endise siis Vene põhikooli, praeguse kesklinnakooli. Ja see pilt, mis mulle vastu vaatas, oli ikkagi väga äge, et 1. klassi lapsed laulsid selges eesti keeles hümni ja nad ei laulnud seda lihtsalt puhtas eesti keeles, vaid südamest. Ja see oli see, mis pani minu süda põksuma, et oleme liikumas ikka väga õiges suunas. Ja, toon veel lisaks KNK on Kohtla-Nõmme kool ja kui teistes haridusasutustest on meil circa 25% muukeelseid õpilasi, siis Kohtla-Nõmme koolis on see protsent pool ja sealt sinna on tulemas väga palju lapsi just Kohtla-Järvelt, kes otsivadki väikest keskkonda ja eestikeelset keskkonda, nii et see on väga tugev näitaja, kus koolijuht on suutnud oma õpilaste arvu kasvatada 5 aastaga 50 õpilase võrra. See on väga suur arv, see on hämmastav. Absoluutselt ja enne kui rääkisime sellest, et me kunagi koos ka Jõhvi gümnaasiumis olime, ja see õnne küsimus, kas me täna õnnelikud oleme, et meie õpetajad ja haridustöötajad saavad suuremat palka, siis ma arvan, et see on nagu üks osa sellest, et ise kooli tagasi minnes, ega see palganumber ei olnud see, mille pärast ma kooli tagasi läksin. See oli koolijuht, kooli juhtimine, kooli keskkond ja see on see, millega peab tööd tegema ja koolijuhi kätes on väga palju, et saada häid õpetajaid.
nii, meil saab kohe aeg läbi. Ei, tegelikult on läbi, aga mulle tehti juba nii. Ja, et ütleme ruttu ettepanekud ja meil on üks oluline slaid veel näidata, et kommunikatsiooni, haridusvõrgu korrastamisel eraldi kommunikatsiooni inimest on kindlasti vaja. Nõus. Ja üks selline loosung ka, äkki jõuame kunagi selleni, et üks huviharidus igale lapsele kohustuslikuks. Ütled need teised ka tahad? Ei, tegelikult see suhtumisest ma rääkisin, eks, et see algab ju ühest omavalitsusjuhist, lõpuks koolijuhist ja allapoole, aga ka üks soovitus, et eesti keele õppele üleminekul soovitame väga siis erinevaid koolitusi, seminare. Eesti Keele Instituudist, et need on meile väga suureks abiks olnud. Aga me ei saa enne ju siit ära minna, see on meie püha kohustus. Kui me ikkagi kuskil käime väljaspool Ida-Virumaad, on püha kohustus kutsuda neid Ida-Virumaale, sest et nüüd on ju valimised tulemas, keegi ei tea, kuidas ju lõpuks läheb. Nii et Ida-Virumaa ootab. Ida-Viru Kutsehariduskeskuses on väga põnevad töökohad pakkuda. Narva Eesti Gümnaasium, Sillamäe Gümnaasium, nii et... Jõhvi ja Toila hetkel ei paku midagi, sellepärast et meil on kaetud õpetajaid, me juba ammu ei otsi, sest et konkursid on väga suured, peame juba valikuid tegema, nii et natuke olge kadedad, aga tulge Ida-Virumaale, me ootame teid. Nii. No tõepoolest väga emotsionaalne ettekanne, aitäh teile selle eest, aga õnneks on tulnud ka küsimusi ja ma küsin. Õigemini küsitakse siis kuulete seast. Kas 10 aastat tagasi oleks pidanud reforme julgemalt tegema või tasa ja targu sõuvad kaugemale? Absoluutselt julgemalt. Et eks sellega pikalt venitati, aga kui ma mäletan, Tallinna Haridusamet käis meil külas see esimese selle ülemineku aasta alguses, õppeaasta alguses, siis ma julgesin selle öelda ja julgen ka täna, et kohalikul omavalitsusel on väga suur roll. Et teha julgemaid otsuseid ja seda me tegime ja ma usun, et see 10 aastat tagasi väga paljud Ida-Virumaa omavalitsused ja koolid oleks pidanud tegema julgemaid otsuseid. Kas täna on õpilased eestikeelsed ja eestimeelsed? No Toila vallas ja Jõhvi vallas, ma arvan, seda muret väga tõesti ei ole ja seal see eestikeelsus, meelsus on olemas, aga Ida-Virumaal üldiselt on see väga suureks väljakutseks endiselt, nii et seetõttu, miks me ka kutsume teid Ida-Virumaale, on just see, et eesti keelt ja meelt on tõesti väga vaja. Ja selle üle muidugi pikalt võib arutama jääda, et mis asi on eesti meelsus kellegi jaoks, nii et seda laegast ei avasin praegu. Aga tõsi ta on, et meil seda eesti meelsust ja keelsust on palju. Nii ja viimane küsimus kuulajatelt. Kas kõigi nende muudatuste reformide käigus arutati seda kõike selles võtmes, et need on tulevikku suunatud otsused, mitte tänase heaolu tagamine? Selline küsimus. No Toila osas oli ju selgelt, me tuginesime nendele prognoosidele, mis on see õpilaste ja rahva hulk üldse Ida-Virumaal, Toila vallas, tulevases Jõhvi vallas ja need prognoosid väga nutused. Nii et minu meelest on ülioluline pakkuda meie lastele ikkagi head, ilusad, kaasaegsed keskkond, et see on vähemalt üks asi, mis on jälle keskkonnas korda tehtud ja see ilustab meie keskkonda, nii et need käivad käsikäes. Ja, eks see prognoos ja numbrid olid ka meil 10 aastat tagasi aluseks, aga see, et täna ka 2 omavalitsust on ühinemas või ühinevad, oli ka ju suuresti tingitud sellest, et me vaatasime päris tõsiselt numbritele otsa, et tekiks uus, suurem, tugevam omavalitsus, nii et ka need otsused olid tingitud ikkagi väga palju numbritest ja prognoosidest. Ja enne kui me nüüd siit lavalt peame lahkuma, siis keda see Ida-Virumaa ikkagi väga kõnetas, siis mul on brošüürid ka kaasas, et kui te tahate Ida-Virumaast veel rohkem teada, ma panen sinna kohvilaua juurde, saate ennast kurssi viia, kui ägedaid kohti Ida-Virumaal on. Gerda väga tagasihoidlik, võttis 4 brošüüri kaasa, 4, et ma oleks muidugi kastidega toonud, aga nii ta on, et kes ees see mees ja veel kord aitäh teile ja ootame teid Ida-Virumaal.